Lihtsalt sööme sõõrikut. Cheers. Yeah, cheers. Sul polegi vinkut sees ju. Kui hea. Siin pole vinkut sees. See oli hoopis parem, ma ennem proovis, ma nagu võiksin 2 seda võtta. Ma arvasime, et see on miiner sees. Aga vaata, kui hea siiras see ja nagu avastamine oli, et siin pole vinkut sees. On tõsine pettumus, jah. Mul on ka vahel siuke tunne, et tahaks, et Tiiner oleks. Ei. Jätame selle Neme matkadel. Miks me siin oleme üldse? Tulime sööma. No ma ei taha seda sõõrikut rohkem. Söö! Ei. Nutad ja söö. Ma ei taha rohkem. Kuhu? Ei nagu seda kehaga. Aga kus sinna poole või? Et kaamera, sa meid näed või? Kõik koos tandemine niimoodi. Tasapinnane. Kuule, anna oma ampsu või? Ma proovin selle eest. Sul on palju parem sõõrik. Ei, ma ei taha rohkem. Pudiseb pole palju. Okei. Kolega. Jah. See on väga asjalik, mis me siin praegu teeme. Et küsi ja. Ma kuulsin, et sa sõidad vaata, et kooli kõige vingema autoga. Et Peale... sõitma ka või? Ma võin viia küll, jah. Õhinapõhine podcast. Let's go! Aga miks sa siukse auto ostsid üldse? Ta oleks edev. Kas see peaks nagu kompenseerima midagi või? Jep. Mida? Võin pärast kaameras näidata sulle. Okei. Rani sisse. Põlved, ma ei tea, mu põlved jäämad puudutada oskab teineteist. Kus on raisk? Ärge kartke! Proovimine, üks märk on maas, tegi teine proovisõitu oma tänaseks. Kus on raisk sellega? Kuule, kompenseerib küll mees. Kuidas sul on juba tunne? Ma muidugi ei tea, kui palju kompenseerida tuleb, nagu see on tegelikult. Sa võid pärast saunaruumist läbi tulla, vaadata üle. Tavai, täna on sauna, teed sauna täna? Mitte enda juures. Ei, ma ene juures, ma saan aru. Kes ikka kodus teeb, kui ene juures saab. No jah, põhimõtteliselt. Kuule, aga mul ka sõita lased, jah? Käi putt. Ostad ära või? Praegu on proovisõit põhimõtteliselt. Oli, ma ei tunne neid serve seal. See on, vaata palju, kui see müügis on? Mul ei ole veel müügis, ma võin sulle müüa. Palju ka? No palju sa pakud? Soe käepigistus. Soe käepigistus ja need eurod sinna ukse tahtlist. Minu enda omad. Jah. Kuule, aga pull, kui me teeme. Ei sobi. No natuke jääb puudu võib-olla mõni sent, jah. Oota, aga sa jalapäevaga üldse teed muidu või? Mida? Jalapäevaga teed üldse muidu jõukas või? Jalapäeva, ma teen full body päevi alati. Siia ei ole mõtet minna. Paremale või? Ja me jäämegi sinna. Ja. Pane Nüüd on pahandus. täiega juba, kuule, kus siin oled. Täiega. Paremale ritta ja lükka. 51 juba. Paremale ritta lükka nüüd. Lase peeneks. Kui see pole sinu auto, noh. Muuli. Mine. Davai, mees migistab, ma saunas. Ma kuule, oota, ma masseerin siis natukene. Kuidas on? Tunnen sul õlgades pinget, nagu millal sa viimati massaažis käisid? Mul hakkas tööle praegu see taksomeeter, vaata. Massaaži taksomeeter. Mine vasakusse ritta. Fookus on laiali. Ei ole hullu, saad hakkama. Kuule, sellega võiks Bolti sõita küll, jah? Sellega isegi Väga mugav. Fotit isegi selleks. Ma teen turistika seal. Kütsist kahju ei hakka või? Pohhui, see pole nagunii sinu auto. Täpselt. Nüüd pane täiega. Mendid taga. No ei ole hullu. Aga sa elasid seal väikse Ameerika Mul on endal pampersid kuivad praegu veel. Sa elad seal kuskil väikse Ameerika tänavatel või seal vahepeal kuskil? Ei, hetkel ei ela enam, muidu elasin, jah. Ja sa käisid sealt kooli, mis on nagu 500 meetrit selle autoga? No ma tegin erinevaid mingisuguseid muid otsi ka ja ma käisin foodit tegemas. Tegelikult? Ei käinud. Jala ei käi ja vett ei joo, Ja. Te pole mind rattaga sõitmas näinud, on ju? Olen. No vot. Sul on see mingi chopper ratas. Ma eile sõitsin terve päev rattaga ringi.
siia ja tagasi. 2 korda käisin Voltast Noblessnerist siis Tõkasse ja tagasi. Auto seisis kenasti. Ma tulin täna sellepärast autoga, et saaksin teiega sõita ju. Leksida. Ja. Pesulas käisid ka selle pärast? Käisin. Linnu sitt oli täis kõik kohad. Ma ei saanud niimoodi. Jääb kaamerasse, pärast kõik räägivad. Terve Eesti räägib. Mulle seal oli mingi linnu sitt. Ta oli seal mingi sitan auto. Mingi sitan auto. Kuidas on siis, Reimo? Meeldib sulle või? Jaa, ei küll. Pane see raadio käima ja vaatame, äkki Maria Kääri tuleb. Saame laulda ka selles seriaalis, vaata. Vajuta seda. Oi, Rock FM. Oota nüüd, rahu. Vaata, sul seal vasaku käe all on nupud. Ei oska kommenteerida, see ma ütlen, et mina vasaku käe all, nagu nii sõrmede all. Sealt sa saad timmida, timmi seda. Kiss FM. Ja man, let's go man. Sa oled nii focused, et sa ei suuda oma selga ka seljatoele toetada. Mul see huud käiks. Ei, sa sõidad nagu mu ema sõbranna, kes on nagu esiklaasis kogu aeg, vaata niimoodi. Rool on hästi kõhu, jaa, just nii, jah. See on hea. Padi on pereselt puudu. Ja siin ma kiiremini türida, kui sa siin ees istud. Sina lased piipu, mina lehvitan. parem sõita. See on hea, et keegi suudab meil natuke võisida ka siin. Nii asju see, et ma peamegi kaamerat ka veel manageerimas. Siit oleks võinud külg ees lennata muidugi, vaata. Oleks. Kui ma näen siukest autodega vendi mööda sõitmas, ma meelega vaatan kõikidesse muudesse punktidesse ja et ei tunneks, et keegi vaatab saada. Nii, et see võib väga antiklimaktiliselt, mis sõna see on? Antiklimatiliselt. Jah, mõjuda. Aga sa võiks just trollida tegelikult, et filmid, vaata. Ja siis nagu... Selfid. Jah. Mina mitte siin auto pole vaatama. Ja. Hääd meelega silmatoorida. Jah. Autojuht arvab, et sa filmid teda, tal ego tõuseb justkui ja siis tegelikult on nagu filmid ennast. TikToki, ma arvan, et see on sinu, hakkagi käima, vaata, otsi meid mingisuguseid ameeriklasi mööda linna ringi nagu. Võtta igalt poolt vabaks. Jätta kool pooleli. Reimo, sul on Challenger. Sa sellega Haapsalus ka käid või? Ei käi. Kus mine peal? Otse, jah. Kurat, mul oleks vaja kusjuures kaamerameest, Waze'i meest nagu, oleks palju lõbusam, vaata. Neid kui Bolti laiali öelda. Et kui Bolti laiali öelda. Et keegi, ma saan nagu mingid vlogisid teha ja mingi igast asju. Ja siis keegi ütleb mulle reaalselt nagu inimese häälega normaalselt ka, vaata, kuhu ma pean minema. Järgmine paremale. Ja nüüd siit. 20 meetri pärast paremale. 20 meetri pärast paremale. Aga kuskil on saad ju need, kas Waze'i kuhugi ise sisse lugeda oma häältega või kelle iganes mingi suvalise asju öelda? No see oleks väga tegi. Keera vasakule, tegelikult on keera paremale. See oleks hea algus. Hea loll, keerasidki vasakule. Pane siin ka, tulista siin ka natukene. Mis on mingi lasteaed kõrval, seda läbi kiirendama. Reimo, siin on 30 ala, eks ole? No vaata, praegu läksid õnge, mingi vend kuskil taga ütleb, tee seda ja sa teedki. Ma ei saanud aru, üks Waze või tali. Oi, kui ma ütlen need siuksete müraautoidega poisid, tead. Sealt jõuab sinna... Kodune kasvatus. Huligaanid siin. Irmalise tänaval. Sinna lähme või? Ei, näita suunda. Otse. Suunda võid ikka näita. Otse ei pea suunda näitama. Võta. Tegitate mulle traumad, PTSD-sid. Enam kunagi Dodge'i rooli ei istu. Kui siis ainult pagassis? No vot tuligi lahti luuk nägid. Kas nende peeglitega näed üldse midagi? Sa ei näe midagi või? Ma olen mingi Võrus auto katuseid, aga... Sa sõidad Challengeriga, sul ei olegi vaja vaadata, teised vaatavad sind. See kang on ka üle arvasid, see, kes oma tuli. Selle massaaži eest 50 eurot siis palun vaata. 5 mintse 50 eurot. Davai, et ma mõtlesin midagi siit kokku mees. 5-50 piisab või? Natuke jääb puudu. Davai. Võime sealt minna. Me oleme sealt. Sul on vaikuses minna. Vaikuses või? Kaval. Vaikuses mööda kogu. Tuulevaikuses või? Jah.
Nüüd on lehva. Nüüd kaamerad filmivad, siis on kõik sõbrad. Tere. Muidu on kaamera. Varalane jõulukingitus sulle siis. Thanks mees. Eelmise aasta eest ma jälle. Ja, selle ülelaskmise eest. Kombi. Pidid ju jõuludel meiega episoodi lindistama tulema, miks üle lasid? Mis jõuluepisood? Jõuluvana pidin olema, jaa. Jaa, miks sa ei olnud siis? See oli sinu keevitada, jah? Siit saame sinna või? Vau. Elad ja õpid. Vau. Kurat, siit saab läbi minna. See tasus tulla tegelikult. Tasus enne? Täiega. Ma juba praegu tunnen, et... Tuled kohale, mingi teised vennikesed kulutavad auto kütust, digistad, kus poolt see kriim tuleb. Täpselt, ja. Kuni viimast sekundit on välja, kas paneb seina või ei pane. Tuleb see Woldi tellimus ka. Reimol on küll püksid märjad, aga vähemalt on nahkist nüüd. Ma võin need rattapüksid jalgu, ma teile proovin päevata. Ja pool peab listada. Ja teeb kanni ka suuremaks, vaata. Veits. Ja. Ei peagi trenni tegema. Spordiinimesed kõik. Muidu käite liftist või? Nebe. Reimo on see vend, kes jalutaks 50. korrusele ka trepist. Tubli poiss. Kuni on antud. Kuni on antud, täpselt. Oled nendes ruumides see koolis käinud? Ei ole. Raamatukogus olen. Aga siin ma ei ole. Seda koridori nagu. Mis seal? Arhiiv. Raamatukogus või? Jah. Lehti lugesin. Siin. Saame kohe päris episoodini ka jõuda. Oleks aeg, jah? Saab selle puid hakata panema. Ma ei mäleta, mul ei tule pähe mingid puud. Ma oleks juba tee peal pannud puid. See on kunsttaim või päris taim? Või see on päris... Päris botaanika ees. Siin need looduslikud alistamas mannas. Ei, kus juures jumala äge koht ju. Siin saaks ka ju mingit podcast'e teha. Vaat, see on jumala äge taust ju. Tõsis. Rohelus ja siuke värk annab palju juurde. Ja meil on siin üks taim. Täna kui läheb mulle, siis see peitu, aga siis kui taim. Kuhu ta läheb? Mulle siis see peitu. Õhinapõhine podcast. Let's go! Ole mulle ka veits seda. Sorry, et ma enne. Ma loodan, et eetris seda näha ei ole. Ühes eetris ikka. See ei ole, A. Le Coq ei ole sponsor, selle peab ära panema kuhugi. Tegin põhja ka. Kus see viin on? Viin, selle sa tegid juba ette ju. Tahtsid enne episoodi ja siis... Sina tegid enne autoga sõitmist. Oot. Jaa, aga ärme räägi praegu sellest. Okei. Kogemata sattus selga, oi. Juhuslikult. Aga Tallis, eelmine kord, kui sa saates käisid, siis meil videot polnud, eks ole? Jah. Ja mäletan, sa olid nii pettunud, sa veel panid selle sama bluusi selga või siis on see teine bluus. Ja... Ikka see sama. Mul ei olegi rohkem bluuse. Okei, jäigi siuke mulje? Ei, täpselt. Ja ma ei ole siiamaani seda ära võtnud, vaata. On tunda ka. Midagi, no selleks see suur vahe siin on. Ja. Sellepärast sa olid taga istnud, jah? Sellepärast ma enne seda pusa seljas hoidsingi. Nüüd ma sain aru, sa tõesti ei lasknud nagu üldse lukku lahti teha, et saaks sinna. Täpselt, seda mikrit panna ja nüüd on siin nagu vaata suurem ruum ka, nüüd võib natuke luftitada. Luftitada. Jah, ei, ma ei olnud üldse pettunud, ma olin väga meelitatud. Et te üldse kutsusite ja et pildi sai ju tehtud, vaata. Pildi peal oli näha, see logo. Ise ostsin selle bluusi ja panin oma nime peale. Ma pole siukest bluusi nii. Sa lasid mõlemad need asjad panna või? Ei, selle ma ostsin koos logoga? TKTK e-poest. See oli koos logoga. Ma ostsin logoga bluusi. Aus? Koodiga Tallis 20, saad 20% alla ka. Ja kõik, kes tahavad kanda seda sama bluusi. Treener kus juures on selja peale kirjutatud. Treener Tallis? Ainult treener. Sest et selles mõttes vaat selja tagant ei ole siis vahet, kas on Reimo või keegi teine. Joo, aga räägi, kuidas sa üldse treeneriks said? Nagu, mis su story on? Juba käib ka või? Ammu käib. Ma pole lõpetanudki.
See on nii pikk jutt, keegi ei viitsi kuulata seda. Aga kui keegi ütleb, tavai, sul on 3 minutit aega ja räägi täpselt mu elulugu algusest lõpuni siia, kuidas sa said selle särgi selga ja siia ruumi haisema? See on kõige lihtsam. No. Ei, tegelikult see treeneriks hakkamine oli täiesti juhuslik. Pigem enesearengu programmi läksin. Kui treeneri koolitusprogrammi kui enesearengu mõttes. Töötasin siis üldse ettevõtluse arendamise sihtasutuses kommunikatsiooni inimesena. Seleta, ütle, kuidas tegelikult oli. Ja. Päriselt nii oligi. Te olete nii... Reimo on iga täiesti ehmunud. Sa lootsid siit mingit... Ma ei tea, mis iganes, et päässin kedagi ära kuskilt, lendasin nagu Superman kohale ja siis sain aru, et mul on mingid võimed. Ma suudan inimesi aidata. Ja siis kõik see juhtus. Oota, aga kus oled kogu aeg vormis olnud ja nagu treener või sul paks ka olnud? Selles mõttes sinna tahtsid välja jõuda ja veits lähemale. Alustagem algusest. Päris algusest. See algas kunagi Põlvamaal, kus ma elasin. Nüüd võite selle Passati nalja teha. Ma võitsin ennast tagasi, ma ei tea, kuidas. Ma võitsin ka lihtsalt sellepärast, et Reimo sõidab ühega. Okei, te olete istute seal nii koos. Aga ei, no selles mõttes Reimo tegi selle eelmises episoodis juba nagu nii ära. Ja ma olin kunagi selline inimene, kes ei kõndinud ka 3. korrusele ilma korralikult higistamata ja nii, et võhm poleks väljas 3. korrus. Selles mõttes see pole ju tegelikult midagi tänapäeval minu jaoks. Aga toon oli ja siis kõik võimalikud mingisugused muud hädad olid ka küljes. Ja liiga palju oli ülekilosed ja mingi trenni ei teinud ja nii edasi. Jõin viina ja tegin suitsu ka vahepeal, nii et noh. Ühesõnaga, et 26 aastaselt võtsin kätte ennast, nii et paljudel, kes võib-olla seda kuulavad, mõtlevad, et mul natuke aega on veel. 26, siis oli nagu pöördehetk? Jah. Oota, aga ma saan aru, kuidagi on Erik Orgus ja juttu segatud kuskilt maalt? Kuskilt maalt on küll, jah. Kas sa nagu komistasid talle otsa, kui sa 26 olid või kuidas seal punktis on Erik Orguga seotud? Jälle me räägime temast. Jaa. Kusjuures... lihtsalt enda kaitseks. Eile mulle öeldi, härra siin teisel pool lauda, et räägime Erik Orgust. Räägime või? nagu, et kuidas ta on kaasatud siia storisse. Kusjuures su elulukku. Kusjuures hästi huvitav on see, et Erik on samast majast pärit siit lähedalt, kus mina elasin, millele sa enne viitasid, kui me autoga sõitsime. Ehk siis teisest trepikojast ja me saime täiesti nii-öelda muus kontekstis kokku, aga eelmisel suvel, või mis iganes aeg see oli, ta oli kuulanud seda episoodi, mis eelmine kord oli, kuna sealt oli juttu, keegi oli viidanud, et temast räägiti mingisuguses episoodis. Davai. Ja. Shout out Erik Orgu siis, tõenäoliselt see episoodi jõuab ka temani. Nii et jah, kuidagi oli see info temani jõudnud umbes see, et millega ma tegelen, sa oled ikka seal ja kõik nii edasi ja et keegi oli viidanud. Nii et küsimuse juurde siis tagasi tulles, see oli 4. katse võtta ennast lõpuks kätte, saada ülekilodest lahti ja hakkasin tema toitumiskava kasutama. Ja kuna ma saavutasin selle toitumiskavaga edu ja tahtsin treenerite koolitusprogrammi minna, aga see maksis nii palju 1000, siis ma tegin nii-öelda sellise hooandja kampaania, et koguda need pea 2500 eurot kokku toona. Aasta oli siis äkki 2016 või 17, enam ei mäletagi. Ja siis ma võtsin Orguga ühendust, et kuule, anna hoogu, selles mõttes, et kasuta oma neid kanaleid, YouTube ja Facebook ja asju, et aita mul seda pappi kokku koguda. Ja see tegi minu juures kodus Steveni peal video minuga. See oli esimene kohtumine temaga. Ja hiljem sai minust tema siis müügi- ja turundusjuht. Sest ta juhuslikult, tal oli eelmine inimene ära läinud ja siis me seal minu juures rääkisime, et äkki ma saan teda aidata. Te tegite hooandja kampaania sulle kogumaks mitu tuhat eurot, et sa saaksid teha mingi trenni või nagu mingi toitumisprogrammist saaksid osa võtta? Et ma saaksin minna treenerite koolitusprogrammi, jah. Ja kuidas see läks? Õnnestus see kampaania? Ja ma kogusin raha kokku ja läksin sinna, jah. Ja sealt said treeneriks? Sealt ma ei saanud treeneriks veel, sest ma töötasin turunduse ja kommunikatsiooni ja müügivaldkonnas üldse tol hetkel. Ja ma läksingi sinna treenerite programmi ühe EAS-i kolleegi
soovitusel, kutsel, ta läks ise ka sinna, tervituselt Elinale ja siis ma mõtlesin, et okei, fine, et enesearengu mõttes miks mitte ja äkki ma siis treenin ka kedagi. Ja siis kuidagi niimoodi hakkasin kõrvalt treenima turundustöö kõrvalt inimesi. Kas praegu siis treenid siin tõka-tõkas tudengeid või? Tudengeid, töötajaid, külalisi, kõigi, kes soovivad abi saada. Aga kuidas sa arvad, kuidas sa hindad meie kooli jõusaali tingimusi? Minu meelest on väga head. On head? Jaa, päriselt, selles mõttes, et kuigi siin ei ole masinaid, siis see ongi teadlik otsus, sest et ühelt poolt on majanduslik pool ja teiselt poolt on see ruumi kasutus on ju. Pool naljaga ma olengi öelnud, et kui tahaks laieneda ja keegi annaks raha, siis peaks lihtsalt tüdrukute riietusruumi arvelt kokku tõmbama ja siis sinna jõusaali tegema nagu nii-öelda laienduse. Aga tegelikult jaa, selles mõttes, et ütleme, kõik saab kenasti tehtud ja rohkemgi veel. Ja kes tahab midagi suuremat, siis see läheb juba kuhugi ketisaali nii-öelda MyFitnessisse või ma ei tea, kuhu iganes. Seal oli see suur hüppepall. Sellega sai päris palju ära tehtud. Kus kohas? Jõuksis. Hüppepall, jaa. Suurepärane. Oota, aga kui ma olen vahepeal küsinud, et kuidas sa treeneriks olet saanud või nagu kas jõusaalis või kuskil küsinud su nii-öelda treeneri elu kohta, sa oled nagu öelda, et sa pigem näed, et sa oled rohkem kui elustiili mentor kui lihtsalt treener. Jah. No, mida sa näed sellel või kes on elustiili mentor üldse? Elustiili mentor kõlab nii hästi, jah? Jaa. Joo. Selles mõttes kõik hakkavad life coachideks ja ma ei tea, kelleks iganes. See on nagu see igal vennal on podcast. Ja igal vennal on podcast. Miks sa minu poole vaatasid? Sest meil on podcast. Ma arvan, et see podcast on nagu väga okei, et see on, sest et sellega sa jõuad ju oma kanalite kaudu sihtrühmani, kes võiks sinu asjast huvitatud olla. Aga see, kõik need terminid, need on nagu kuidagi nii ära lörtsitud. Life coach või lifestyle coach, kõik on mingi nagu selline, ei ole nagu kuidagi head maiku selle juures. Aga elustiili mentor, see kõlab natuke selliselt, mida väga ei kasutata ja võib-olla siis natuke eristub ka. Aga põhipoint ongi see, et inimesel on mingi eesmärk, aga ainult trenniga ta sinna kahjuks ei jõua. Mis puudutab seda, kui ta tahab saada tugevamaks või liigsest keharasvast lahti saada või valudest vabaneda, et tal on vaja paika saada kõik alustades unest, lõpetades siis toitumise ja stressi haldamise ja ajajuhtimise ja enesekehtestamisega. Et seal on nii palju detaile tegelikult. Et umbes pooled inimesed tahaks saata ajajuhtimiskoolitusele ka tegelikult. Sest kui nad ütlevad, et neil pole aega, siis tegelikult on seda aega võimalik nii-öelda kaevandada. Nii nagu ma alati soovitan inimestel hakata toitumispäevikut täitma. Alguses auditeerida, kui palju ja mida keegi sööb. Siis samamoodi on võimalik auditeerida oma ajakasutust. Et kui palju kuhugi aega kulub. Ja siis öelda, et kas mul pole aega. Või siis samamoodi öelda, et ma söön ju nii vähe. Et aga saame siis objektiivsema pildi sellest ette. See oleks nagu ausam. Võt. Nii nagu on tegelikult hästi populaarne on tänapäeval finantsvabadus ja rahatarkus ja kõik nii edasi on ju. Et ma räägiks rohkem kehatarkusest. Täpselt sellest, et nagu mida on kõike vaja selleks, et nagu jõuda eesmärgini. Et mitte lihtsalt pumbata biitsepsit või peput rohkem prinki. Nii mõtlikuks jäite, nii tõsine jutt. Ma vaatasin, et sa enda Instagramis promod hästi palju sellist asja nagu jõurihm. Et mis asi see on ja kas sellega saab lihtsalt autokraavist välja tõmmata või mida see endast nagu kujutab? Sooduskoodiga talis 20. Kusjuures see jõurihm, selle peale ma tulin ühel hetkel siis, kui ma tulin maalt metsade seest seal naabreid näha pole jõulude ajal ja värske õhk ja kõik nii edasi talvel ja tahtsin minna ühte MyFiti klubisse. Seda enam ei eksisteeri õnneks. Ja ma tegin selle ukse lahti ja ma sain sellise testosterooni ja higiga vastu nägu. Ja siis mõtlesin F-sõna, et ma siia ma küll ei lähe. No ma ei taha siin sees treenida. Siis ma hakkasin mõtlema, et okei, mis lahendused on. Ja kuna ma olin sellise nii-öelda TRX rühmatrennis kunagi käinud,
siis mõtlesin, et okei, et see võiks tegelikult olla päris lahe alternatiiv, mida inimestele tutvustada ja pakkuda laiemalt. Et ei pea minema rühmatrenni kuhugi klubisse, vaid igal ühel võib olla see 1 kilo kaaluv selline rihmakomplekt, mille saab panna puu külge, kodus ukse külge, ma ei tea, kuhu iganes ühesõnaga ja teha trenni täpselt samas nii-öelda siis intensiivsuses ja raskuses kui tegelikult jõusaalis. Ta lihtsalt on natukene sellises mõttes võib-olla ebaharilikum. Ja terved kehased treenid. Absoluutselt, ja. Et kui COVID-i aeg oli, siis paljud inimesed tegelikult selle ostsid endale ja sellega ma inimesi ka juhendasin, näiteks me hakkasime videotrenni tegema, et ütleme, et saatsin selle jõurihma inimesele pakiautomaati Võrru ja õpetasin ta üle videosilla siis neid harjutusi tegema. Ja siis juurde muidugi kõik see jutt toitumisest ja kõigest muust, mis elustiili hõlmab, uni ja nii edasi. Aga täpselt nii palju, kui sinna 1 tundi mahub. Et ühesõnaga tegelikult see elustiili mentordamine ja ma nimetan neid inimesi, kes minu nii-öelda siis sellist abi kasutavad elustiili häkkeriteks. Neil on mingisugune eesmärk ja ükskõik siis, mis vahenditega pusivad, teevad. Samas võib-olla võib analoogi tuua ka tootearendus- või teenusarendusprotsessiga, et mõtled välja mingi idee, kuidas võiks toimida, proovid, õnnestud või võib-olla ei õnnestu, saad targemaks, proovid uuesti. Midagi, mis on kasulik, selle võtad endaga kaasa. Ja kui, ühesõnaga, et tegelikult, et see inimesed arvavad, et see on nagu mingi ühekordne projekt ja ma ei tea, siin 2 kuuga suveks ja kõik nii edasi on ja saan, ma ei tea, kõhupekist lahti ja saan mingist lötendavast käsivarrest või millest iganes lahti ja sügiseks on see tagasi. Ma olen seda ise ka nii palju läbi teinud, et kui keegi hakkab rääkima mulle, et ei tead, et mul oleks hullult kiiresti vaja ja anna mulle üks kiire nipp ja siis ma ütlen, et tegelikult ei ole neid kiireid nippe. On olemas üks mingisugune selline posu erinevaid selliseid põhisoovitusi, aga nagu need inimene peab nagu selle ise kogemuse kätte saama. Aga kas siis sa hoiad neid vastutusel ka näiteks une osas, meil on söömise osas mingil kujul, aga nagu kui ütlegi, et elustiili mentor, kas siis nagu ütleme trenni ja söömisväliselt sa hoiad ka oma kliente vastutusel, aitad kaasa nendega või kuidas sellega või seal lihtsalt jagad nii-öelda nõuandeid, et ise vaatavad, kas võtavad kuulda või mitte, kuidas see käib? Ja ega seal on väga keeruline, et kui me teeme nagu kiire sellise arvutuse, et kui inimene käib minu juures näiteks 1 tunni nädalas, siis kui palju tunde nädalas üldse kokku on. Võime siit kiirelt arvutada, keegi oskab peast. Kui inimene käib sinu juures 1 tunni nädalas? 168 tundi on üldse nädalas kokku, koos unega. Ja kui uni läheb ka sinna elustiili sellise nii-öelda häkkimise sisse, piisavalt pikalt ja kvaliteetselt tund siis saada, on ju. Et siis ülejäänud, kui ta käib minu juures 1 tunni, siis ülejäänud 167 tundi on ta oma pead. See on loogiline. Et ta peab võtma selle vastutuse ise, jah. Ja 2 põhiküsimust, mida ma küsin, on see, et mida sa tahad ja miks sa tahad. Kui nendele küsimustele vastust pole ja pole piisavalt palju see nii-öelda neid mikse küsitud, sama on ka tegelikult ma ei tea, mingi startupi või mille iganesega, et sa pead nagu aru saama, et miks sa seda teed. Ükskõik, mida sa käima lükkad ühesõnaga ja lükkad nii-öelda oma keha käima. Tegelikult on vaja aru saada, et mida sa teed või mida sa tahad saavutada ja miks. Ja siis on võimalik tegelikult seda meelde tuletada sel raskel hetkel, et ma tahan, et mu tervis oleks parem ja ma tahan, et mul selg ei valutaks. Sest et enamus inimesi, kes tõesti otsivad abi, on üldjuhul keskealised, mitte teiesugused noored on ju. Et neil on juba niimoodi, et nad saavad aru, et et ma hakkan koost ära lagunema ja mul on vaja midagi teha päriselt. Kas inimeste hirm on siis söömine või füüsiline, et nagu trenni hakata tegema? Kas toitumine korda saada või trenn või füüsiline? Seal on mõlemat vaja, aga sa küsid, mis on hirm? Mis inimestel kui sa ütled keskealised värk, kas nemad tulevad, et õpeta mind trenni tegema või midagi, või on et näiteks, kuidas ma õigesti süüa saan või nad tulevadki lihtsalt, et tee must inimene või mis see nagu?
neil on tegelikult üks põhimure kõigil, üks ühine nimetaja, nad tahavad üleliigsest keharasvast lahti saada, vahet pole, kas seda on 5 kilo konkreetselt või siis 50 või 100. Et nagu seal, see on see põhiteema ja muud hüved nad saavad siis kätte hoo pealt. Nad ei tulegi tegelikult küsima. No ma toon ühe näite. Üks meditsiiniõde. Sina ütlesid, vaata Reimo, et sa käid meeleldi treppidega või see tuli tegelikult, tuli välja, et sa meeleldi käid treppidest, on ja. Üks 50+ meditsiiniõde aasta tagasi veel ei võtnud ühte treppigi, käis ainult liftiga, sest tal valutas igalt poolt, ta ei saanud trepist kõndida, puus oli nii valus. Ja siis nüüd 6 aega tagasi ta ütleb, et ta kõndis 12. korrusele. Nii et ta võib sinuga varsti joonele panna. Ja. Et vaata selles mõttes, et mingist hetkest on inimesel juba selline, et tavai, et mingid põhiasjad, elu jääb elamata, võiks nii öelda, mingid põhiasjad, et jäävad tegemata. Et ma olen näiteks, sa küsisid, et nagu, kas ma hoian seda gruppi koos ka kohtumiste välisel ajal, siis näiteks eelmisel aastal viisin seltskonna wakeboardima. Et kes on siis fat lossinud mingisugune 20-30 kilo, kes on samal ajal ka tugevamaks saanud, on ju, ja siis fannisime seal Männiku wakepargis. Et selles mõttes nagu, kujuta ette, või igaüks võiks tegelikult mõelda, et kas ma panustan täna selleks, et ma 40-50 aastaselt saan lumelauda või ma ei tea, veelauda sõita või mägi ronida või teha mingeid hulle asju, hüpata kuskilt lennukist alla. Aga see on nii pikaajaline, nagu nii kaugel tulevikus on see kasu, mis sa sellest saad versus see, et ma saaks praegu kohe, ma ei tea, mitte trenni teha, mis on nagu täiega lõbus või vaadata terve nagu mingi Netflixi seeria ära. See tunneb head tunnet kohe. Kui ma trenni lähen, see esiteks tekitab muus mingi halva tunde, sööd mingi kaalikati, keeduporgandit ja teeb mingi jalapäev. Üldsegi meil rääkisime jalapäevast, nagu kes selle üldse välja, kes mõtles välja jalapäeva ja miks üldse eksisteerib? Siin on nii palju teemasid koos. Aga ei selles mõttes, vaata nooremad inimesed on ja, et kui me räägime neid, ütleme siis tudengitest, siis nemad saavad otsese kasu kohe kätte sellega, et nende stress saab maandatud tänu trennile. Ja paremini toitumine aitab ka näonahka parandada, nii et mul endal kunagi oli megaakne. Niimoodi, et täiesti nagu praegu sa oleks ka näid mul mingit kuradi suurt mädapunni siin 2 meetri kauguselt, et see on nagu, seal on nii palju nüansse tegelikult, millest saab kasu ka tegelikult 20-aastane, 30-aastane. Et see järjest nagu, ütleme, 30. eluaastast hakkab siis lihaskond kokku pakkima ennast ja selle hetkeni justkui on nagu lihaskonna mõttes aega ja see luude hõrenemine, osteoporoos hakkab ka umbes samal ajal pihta. Ja järjest kiiremaks ta läheb, mida uus 10 tuleb, seda kiiremaks see protsess nagu läheb, on ju. Et selle peale ilmselt tõesti noored ei mõtle. Ma mõtlen, ma isegi võtsin 26 lõplikult kätte, aga ma tahtsin tunda ennast paremini, ma tahtsin, et kui ma kõnnin kuhugi, et ma jõuan kõndida, kuni selleni välja, et näiteks meeste puhul, kui neil on liiga palju keharasva vööpiirkonnas, siis neil ei tõuse või ei hoia piisavalt kaua kõva. Nii et tegelikult see mõjutab seksuaalelu, see mõjutab mehe enesehinnangut, see mõjutab paarisuhet, nii et ma ei usu väga, et keegi tahaks seda kõike sellisel kujul. Ja teistpidi võib-olla inimene ongi harjunud sellega, et see peabki olema, ma peangi olema kuskil nagu mingis mulli sees, aga ühel hetkel kuulab, mõtleb, okei, äkki saab isegi paremini ja proovib ja võt siis tegelikult see enda kogemus ja see kontrasti efekt on see, mis nagu tegelikult nagu mõjub, on ja. Et ma ei saanud ise üle kõhu pultigi kätte, ma vaatasin telerit, räägin Netflixist, on ja siis minu arust ei olnudki seda Netflixi veel. Pult oli jäänud diivani nagu teise otsa, on ja ma tahtsin üle kõhu saada üles ennast. Pulti otsin, ma saan, ma pöörasin ennast ühe külje peale nagu morsk, keerasin ennast nagu siis istuuli ja sain puldi kätte. Töövõit, jah. Et täna selles mõttes, et piltlikult ma võiks saltoga ka selle puldi sealt ära otsida nagu, et see keha on nii võimekas, Samas elasin siin samas Väike-Ameerika tänaval on ja või tegelikult oli Suur-Ameerika, aga vahet ei ole ühesõnaga, et siin samas lähedal
ja kui sõbrad-tuttavad tulevad minu juurde 4. korrusele või tulid, siis nemad hingeldasid, ütlesid, issand jumal, sa oleks võinud kohe öelda, sul pole lifti siin. Aga ma ei saa arugi. Selles mõttes on juba 4. Aga mis on tähtsam, kui nagu valida, et trenn või söömine? Ma ei viitsi 2 teha, ainult üks. Nagu... Olen, mis eesmärk on? Mis su eesmärk on siis? Head elu elada. Siis sa pead mõlemad saama teha. Ei. Emme ütles, sa valid ühe, teist ei tee. Väga keeruline, ma ei saa sellele küsimusele vastata. Seal peab mingi objekt, et nagu, et trenn, see on teisejärguline. Kõigepealt kõik algab söömisest, sest söömine mõjutab nii palju see asju, trenn ainult mõjutab seda. No siis tuleb unest alustada üldse. See on juba ammu välistatud. Kusjuures jaa, et oleneb, kui nii-öelda, mis see tase on, ma mäletan, et kunagi sai mitu päeva, ööpäeva üleval oldud, kuhugi edasi mindud, lõpuks veel kooli, mis iganes, vahepeal seal igasugused meelehead ka veel igalt poolt siis saetud endale. Ja ikkagi eksisteerisin, nagu lõpetasin 2 kõrgharidust koolis bakalaureus samal ajal ja nagu sain oma asjadega nagu väga hästi hakkama. Täna ma ei kujutaks ettegi. Joon, ma ei tea, 2 pokaali veini ära, mul on ju 2 tunni pärast pohmell. Et see kõik, see on lihtsalt piinlik. Kõik ongi täpselt, et kõik, kes 30 pluss on, räägivad umbes sama juttu kogu aeg. No, selles mõttes see on nagu ärge saage 30. Aga kusjuures näiteks selle toitumise koha pealt, et mina olen juba päris mitu aastat täheldanud, et isegi kui ma olen aktiivne, siis ma ei suuda ikka kunagi 3 korda päevas nagu rangelt süüa. Et vahest läheb näiteks terve mingi ööpäev niimoodi, et ma isegi ei tunne söögiisu. Et kas see midagi, mille pärast ma peaksin muret tundma või kuidas, kas see vajab nagu tegelemist, kui mu keha nagu otseselt ei anna mulle märku, et mul oleks aeg võib-olla süüa. Paneme nüüd selle nõustamistaksi käima, tund aega. See tegelikult üldine vastus on see, et kui sa saad nende 1 või 2 toidu korraga oma toitainet kätte, siis ei ole vahet, kui palju sa sööd. No ma otseselt niimoodi ei jälgi, mida nagu palju ma söön. Ja, aga selle näitab ära sinu enesetunne ja verenäitajad. Ehk siis väga objektiivne asi, kuhu ma saadan päris palju inimesi. Et naiste rahvastel tihti on rauapuudus näiteks. Ja siis nad võtavad rauapreparaate, saavad nagu paremini hakkama. Või siis peavad hakkama sööma kõik asju, mis on punane, kus on rohkem rauda sees. Peedist, maasikast kuni punase lihani. Et selles mõttes, et ega siin on ka, et ütleme, keharasvast lahti saamiseks, et mitu toidu korda peaks sööma. No kui sa saad 1 hakkama, jumal äge, kui sa tahad 8 korda süüa söö, et lõpuks on kõik, nüüd ma saan sellega välja öelda, lõpuks on kõik kilokalorites. Et kui sa tahad keharasvast lahti saada, pead sööma vähem kilokaloreid päevas, kui su keha suudab ära kulutada. Nii et selles mõttes pole seal nagu, seal pole küll vaielda midagi. Nüüd on ainult küsimus see, et kas inimene päriselt suudab trackida kuidagi, hinnates peast silma järgi, pannes kuhugi märkmikusse või äppi kirja, et üldjuhul inimesed, kes seda nagu objektiivselt tegema hakkavad, neil tuleb nagu see õnnestumine ka. Mul siit ongi küsimus, et näiteks... Küsi muidugi. Sul on head küsimused. Võikski räägime head, teeme 3 tundi. Keegi viitsi kuulata pärast. Igatahes, kui sa ise olid nii-öelda ülekaalus ja sa ei teinud trenni ka samal ajal, eks? Sa olid 26 ja siis tekkis mingi pöördehetk, kus sa tunned, et sa nagu olid nii-öelda nii põhjas, et sealt hüppasid üles või nii-öelda, et oli nii kriitiline see punkt, et lihtsalt sealt ei olnud muud välikut kui su enda jaoks, et käis nii-öelda flip ära, et tuli nii-öelda põhjast hakata üles ujuma. Kas tunned, et see oli midagi taolist? Metafooriliselt. No ma ei tea, sa õpid küll vale eriala, sa peaksid terapeudiks õppima midagi sellist, psühholoogiks. See on eelküsimus üldse. Ma ootan, et sa ütleks jah, siis ma saan nagu päris küsimuse küsida. See on jah. See on küll, see on jah. Aga kas kuidagi nii ka võimalik, et ütleme, ma ei tee trenni, ma ei söö ilusti, aga ei ole nagu kriitiline hetk veel. Kuidas nagu sealt ennast kätte võtta ja sealt hakata tegema, et ei lähe asjad nii lapesse, et ma ei ole kuskil tool, ei ole jalgal, nöörilipu juba laes juba oled niimoodi ja siis, et
tegelikult ma ei viitsi las olla. Et nagu kuidas enne kui asjad täiesti näpust ära on, et kuidas, et mõtled, et me ei peaks tegelikult nii palju paska sööma, et paks veel ei ole ja et kuidas seal hetkes kätte ennast võtta? No, väga keeruline, sa pead ikka aru saama, midagi peab ikka häda olema. Või sa pead endale nagu, üldjuhul on see, et midagi juhtub inimesel ja siis hakatakse otsima nagu põhjuseid. No näiteks, võtame siis nooremad kui 40 või 50, see teil meeldinud on, et siin on nii kaua aega, aga 30-aastane mees näiteks, kõhupiirkonnas on liiga palju keharasva, mida sul peale vaadates ei ole, on ju. Aga tal on, ütleme, ta on normaalkaalus, tal on, ja ütleme, et tahab jääda, paar tahab saada last, on ju. Ja naist on uuritud igalt poolt, naine on terve, valmis saama lapsi. Aga tuleb välja, et on hoopis tegelikult mehes asi. Need mehe nii-öelda siis seemnerakud ei ole piisavalt nii-öelda siis fitid, et seda kõike nagu läbi teha, on ju. Et see hormonaaltasakaal on nagu paigast ära mehel tänu sellele, et tal on keharasva liiga palju. Ehk siis võime sealt hakata, see on ka mingisugune üks nii-öelda kriitiline moment, on ju. Et aga nagu väga keeruline on öelda, inimene peab leidma, tal peab olema tegelikult mingisugune probleem, Et ega muidu enne ei hakatagi kätte võtma nagu, sest sa võid ju, siin tehakse igasuguseid kampaaniaid ja ma ei tea, mingisuguseid kodulehti ja brošüüre ja podcaste ja südamekuu on, head südamekuud on ju, tehke sporti, et aga nagu see ei jõua inimestele sellisel kujul kohale enne, kui on nagu päriselt mingi error nagu. Ja ütleme, keskealistele jõuab see siis kohale, kui on esimene insult või infarkt ära toimunud, siis on see, et mis nüüd saab, et okei, kui ma veel mõne saan, siis suren ära või pean hakkama uuesti kõndima õppima, et see on ka veits valus, on ju. Et päris hea selline quote oli kuskil äkki Instas, et see on 2 ebamugavust on. Et oled siuke lodev olla on päris ebamugav, et kui riided seal punnitavad, suvi on tulemas, on ju, oled juba tegelikult võib-olla uue mingisuguse riide suuruse, suurema riide suuruse võtnud selga panda, on ju, ikka punnitab, on ju, kuskilt teksad enam jalga ei lähe, rääkimata veel suveriietest, on ju, kehv võhm ja mis iganes, on ju, et kusagilt tuleb nagu pihta hakata. Aga sinna üldjuhul on, kas väga ebamugav on olla, on ju, aga väga noortel ei ole nii-öelda, et need kannatavad selle asja nagu ära. Oota, kas see 2 ebamugavust on, et ebamugav olla lödev ja kõik see või ebamugav käia trennis ja teha... Mõlemad on ebamugavad ja sa pead valima ühe ebamugavuse, see on see point siis, jah. Mõte läks natuke lappesse, aga jah, põhimõtteliselt jah, et sul on 2 ebamugavat, ebamugav on tegelikult nagu planeerida oma toitumist natuke rohkem kui lihtsalt see, et ma täna praegu ei tea, mis ma õhtul söön, et lähen vaatan, pärast on kõht nii tühi, et lähed võtad esimesest siit Krossi poest, võtad selle mingisuguse sõõriku, jah. Et selles mõttes, et kui, aga sul oleks planeeritud, siis tegelikult oleks nagu palju, sul oleks teada juba tegelikult, on ju. Ja siis on trenn ka, on ju, et on raske tõsta hantleid, on raske joosta, hakkab pistma kuskilt, jalgades on väsimus, kõik nii edasi, et seal on 2 ebamugavust, lihtsalt üks, mis on sulle kasulikum tegelikult lõppkokkuvõttes pikas plaanis. Et ma tuleks tegelikult tagasi ikka veel selle tervise investorluse või sellise termini juurde, kui me võrdleme seda nagu nii-öelda mingisuguse pikaajalise tootlusega või lühiajalise tootlusega, on ju, et arime nagu raha maailmast, rahatarkusest, et tegelikult oleks jumalast äge, kui praegu mõeldaks ka ja räägitaks seltskondades oma vahel, ka noored räägiksid, et kes investeerib kuhu, on ju, väärtpaberitesse, aktsiatesse, kinnisvarasse, bla, aga endasse investeerimine on ka, see on pikaajalise tootlusega. See on umbes sama nagu, et osta mingid aktsiad ära, mis maksavad dividende ja see on pikaajaline nagu hea nagu selline paigutus, on ju, või osta kinnisvara, see ei kuku sul väga pikaajaliselt kuhugi, on ju, ja samamoodi on see, et nagu söö enamjaolt tervislikult, söö sõõrikud ka, söö tasakaalustatult, on ju, ja tee trenni, sest et sellel on pikaajaline tootlus.
nii lühiajaline kui ka pikaajaline tootlus, tegelikult mõlemad on olemas, on ju, nagu me rääkisime, et alustades sellest, et see maandab stressi ära, mis on nagu mingi pinge, sa saad selle nagu välja elada seal kangi hantlit tõstas, on ju, või joostes ringi, mõlemad on olulised. Tähendab, ei pea ainult jooksma, vaid tennist ka mängida või padelit, on ju, või mis iganes, mis pulssi tõstab. Aga et sul on nagu, sa saad aru, et sellel on pikaajaline nagu mõju. Et see minu jaoks on seal väga suur paralleel rahatarkusega. Kehatarkus ei ole lihtsalt nii populaarne, sellest tehta nagu, kirjutate praegu raamatuid ja ei tehta nagu nii palju podcaste. No üks praegu siin on, see on esimene, siis tuleb raamat ka varsti, on ju. Sul tuleb raamat või? Varsti tuleb. Tuleb, siis kirjutad juba raamatut? Ei kirjuta. Aga tegelikult ongi, et see ei ole nii ahvatlev, see ei ole nii nagu äge, vaata. Et see pole mingi Dodge Challenger, vaata, mingi ilus auto, on ju. Et või see pole mingi penthouse korter kuskil, on ju. Aga nagu samas, kui ma vaatan nagu need, ütleme, ühte täna 58-aastast naist, kellel on minu vanused pojad, kes on olnud 145-kilone naine, ta on 70 kilo oma keharasva ära kaotanud, õpetasin ta lumelauaga sõitma, tema oli ka see, kes käis eelmisel aastal wakeboardi sõitmas, on ju. Ta teeb nagu igasuguseid nagu imetrikke kaasa, tal on alati näpud püsti ja lähme teeme, jumal äge, et naudime elu. Ta võttis ennast 54 aastalt kätte. Ta on 4 aastat nautinud seda keha. Enam jaalt olnud kogu aeg suur. Üle 100-kilone naine alates 20. eluaastast. Oota, kaalus algselt 145 või kaotas 145 kilo? Kaalus algselt 145 kilo. Ja palju nüüd kaalub? 80. 75-80 seal kuskil vahemikus. Ehk ta on nagu pool, ühe inimese enda pool sellest, pool endast on ära kaotanud, on ju. Ta on tugevam, tal on uni parem, varem ta magas niimoodi, et tal oli padi põlve all. Et see on see, nagu see pikaajaline nagu padi põlve all, kas nii, et nagu külje peale sul on 2 põlve vahel padi või niimoodi see tsellili ja siis sul on ma annan sulle, Reimo, ma annan sulle dianumbri listis ja tal saad täpsustada, mis asendis ta magas. Ja mul vaja nagu, ma ei saa pilti peas kokku. Aga jah, ta oli kõhuli ja padi oli põlve all, nii et üks põlv oli natuke üles poole. Et puus ei valutaks. Nii pidi. Ma ei suuda niisamagi näoli magada, ma selg valutama. Painutab tagurpidi nagu viiuli. Tahad hüpati seal laual näidata, kuidas sa magad. Et jah, ühesõnaga, et seal on nii pikaajalised kui ka lühiajalised sellised kasud, nii nagu on ka tegelikult selle nii-öelda rahavärgiga. That's my message. Ma vaatan praegu su Instat. Kuhu ma pole mitu aastat midagi postitanud. Paistab, et sulle meeldib vabale diski mängida. Seda ka, jah. Teed seda ikka veel? No nii palju kui võimalik on. Kõik asjad, mida ma tahan teha, ei mahu ära ellu. Oled sa kunagi Holariga kätte saanud või meeldib sulle lihtsalt ülarauda peksta? Mulle meeldib lihtsalt igasugused asju seal niimoodi lihtsalt loopida. Et ma ei ole mingi prügi, korv ju kõik ühte moodi. Ma olen see vend, kes käib ühe kettaga tavaliselt, ma ei viitsi vedada neid. Ma selle kotiga ei käi. Aga mitu poogit on vaja, et sind närvi ajada? Oh god, nii palju ilusaid termineid, mis ma siis arugi. Nii tundub, et keegi on discgolfi rohkem mänginud oluliselt kui mina. Et jah, selles mõttes, et mulle meeldib teha erinevaid aktiivseid tegevusi. Regulaarselt jõudrenn, jooksmine, ratas. Püüan ujuma ka õppida, nagu sellist klassikalist ujumist. Mul on nagu hingan vette ja ujun krooli nii-öelda. Aga kui ma näiteks käin, oletame üle päeva diski mängimas ja mis see on mingi maks 6-7 kilomeetrit, mis see ring võib olla. Kas see on sama efektiivne kui see, et ma käiks siis jõuksis? Kindlasti mitte. Et ei ole nagu ligi lähedalgi piisav olema? Absoluutselt. Oi jumal. Jah, et jõuks on üks, nii-öelda, kui me võtame seda, et see on tramm või rong, kus su keha nii-öelda sõidab, et siis on vaja kindlasti 2 rööbast. Et üks on see rööbas, kus sa annad koormust lihastele ja teine on see rööbas, kus sa annad koormust oma südame ja veresoonkonnale, ehk siis tõstad pulssi. Et ma vaatasin just ühte hommikuprogrammi saadet, kus räägiti siis südamekuu raames, et kui palju peaks siis ikkagi nagu liikuma ja nii edasi. Ja siis seal oli nagu hästi kuidagi segadusse ajav, ma ei saanud isegi aru, mis see sõnum tegelikult nagu seal oli. Ja sa mõtlesin huvitav, et kuidas ma ise seda siis paremini oleks selgitanud. Aga oluline on see,
kui sul pulsikella ei ole, kui on, siis on teine teema palju lihtsam, kui pulsikella ei ole, sa pead hakkama ikkagi hingeldama ja südamelöögi sagedus peab tõusma ja suudad kellegagi veel samal ajal juttu rääkida, siis on sul enam-vähem selline keskmine intensiivsus südamele, mis on väga hea, aga mida tuleb koguda vähemalt, minimaalselt 150 minutit nädalas, täiskasvanud inimene. Ja kui sul hakkab pulss ja süda hakkab niimoodi peksma, et sa praktiliselt kellegagi enam rääkida ei saa, siis seda võiks 75 minutit nädalas minimaalselt koguda. Et seda kõrgemat intensiivsust siis poole vähem. Aga need on minimaalsed, et samas keha vajab mõlemat, nii et natuke rohkem sellist sporti ka. Et diskgolfiga see on hea selline jällegi stressimaandaja, see on hea, ütleme siis paneb vere käima koos hapniku toitainetega, sul on palju parem tunne, kõik nii edasi, taastumiseks pärast jõuksi väga hea on ju üldine kõndimine, sammude saamine, et sul on uni kindlasti palju parem, seal on nii palju häid plusse, mis puudutab nagu üldist sellist aktiivsust ja kõndimist ja sa kulutad seal ka energiat tegelikult ja pikas plaanis on see ka väga oluline, et sa ala stiilis pargiksid natuke kaugemale kuskil kaubanduskeskuses ja kõnniksid kaubanduskeskuses sisse, saad natukene seal liikumist, võtad lifti asemel treppe, et kõik need põhimõttelised otsused aasta peale kokku on väga suur. See on umbes nagu, et jätan iga päev ühe kohvi ostmata ja aasta peale on see päris kõva summa, mis ma olen nii-öelda kokku hoidnud ja sellist, ütleme, sellist pea 1000 eurot, kui on kohvitass on umbes 3 eurot, on ju, et 1000 eurot kuskilt aktsiatest tootlusega saada on päris keeruline, sul peab ikka väga palju raha olema pandud sinna. Nii et selles mõttes, et millegi ära jätmine on esimene võit, et aga siin on meil spordis, treeningus, liikumises on vastupidi, et nagu sa kogud just selliseid aktiivsus nii-öelda punkte. Üks Eesti startup, endised Swedbanki ja SEB inimesed on teinud ühe ettevõtte, mis annab punkte ja nende punktide abil saad sa nii-öelda siis sammud ja muu elustiil ja selle pealt on sul elukindlustus soodsam. No, väga hea selline nagu selline katsetus, et kuidas see Eestis lendama hakkab, ei tea, aga arvestades seda, et iga teine inimene on Eestis ülekaaluline, 60% inimestest on väheaktiivsed, 1/3 lastest on ülekaalulised või rasvunud. Ja siis on veel väga-väga palju inimesi, kes on depressioonis või stressis või mis iganes. Et vaimse tervise probleem on palju, siis selles mõttes, et äkki see ikkagi lükkab kuidagi siis liikvele. Kas või üks inimene tänu sellele startupile siis liikuma saab, on juba hästi, aga tõesti meil on vaja tegelikult 10 000 inimesi liikuma saada, kui me tahame mingit mõju saada. Aga vaata, enne küsisid seda ka, et kas 1-2 korda päevas söömine, et ei tahagi rohkem süüa, ei pea sisse pressima, aga enamustel inimestel on vastupidine. Rasvumisest on doktoritöö kirjutanud Uku Vainik Tartu Ülikoolist, kes see on nagu täiesti tema valdkond, et kui guugeldada, siis ta võtab nagu väga kenasti sõna ja ütles kunagi hea lause, et Eestis on meil toiduenergiat igal pool nii palju, et ime, et me kõik paksud pole. Et selles mõttes, et ükskõik kuhu sa lähed, sa saad väljas süües ikkagi tohutu energiakoguse, mida inimene ei suuda ära kulutada, ei diski mängides ega joostes ega mida iganes tehes. Aga lihtsalt Uku Vainiku seisukohalt jah, 1 minut on jäänud veel või? Ei või? Üks pulk on seal. Jah, 1 pulk on. Aga et mul on ka 1 pulk. Näita. Pärast. Aga jah, põhipoint on see, et selle Uku oma doktoritöös uurib just neid psühholoogilisi eripärasid, et miks inimesed suured on, miks nad liiga palju tahavad süüa. Ja üks asi on ka see, et see nii-öelda toidutung on nendel inimestel, kes on suured, on lihtsalt meeletu. Nad mõtlevad kogu aeg toidu peale. Et sind on siis loodus õnnistanud, et sa ei pea kogu aeg toidu peale mõtlema, on ju, aga teatud inimeste puhul on lihtsalt see, et nad söövad ära ja mõtlevad, mis nad järgmiseks söövad. Terve päev niimoodi ja terve nädal ja kuu ja aastakümned nii-öelda, et päris keeruline on nagu neid tunge siis maha suruda. Otse loomulikult, et süües rohkem valku, süües rohkem kiudaineid, hoiab kõhtu kauem täis, säilitab lihasmassi keharasvast lahti saamise faasis,
ehk siis saab nutikamalt toituda, aga see on jällegi vajab sellist planeerimist, mida inimesed üldjuhul ei tee. Aga kas sa parema meelega valiksid paki rohelisi sibulaleise või 1,5 kilo toorest kartut? Kusjuures toore kartuli ikkagi hea. Ma teeks sellest mingi ahjus midagi. Kartuliputru tahaks. Kartuliputru või teeks ahjus jah, mingid vanakooli kartuleid, kus on nagu mingi 5 korda, 10 korda vähem rasva, aga mis on ka maitsvad. Et aga selles mõttes nagu sinult Reima vaata võtsin mingi krõpsu või paar õnne tookord seal kuskil koridoris on ja, et jumala head on, krõpsud on jumala head, sõõrik on jumala hea, pitsa on jumala hea, purks, kõik, et alkoholi mõõdukalt, kõik on nagu, mõte peaks olema see, et nagu me ei tohiks piirata neid asju, mis meile meeldivad, päriselt meeldivad. Seal on ka hästi huvitav nüanss, et mida rohkem sa ei ütled mingile asjale, ütled krõpsule kogu aeg ei, et Reima ütleb, et ei, ma ei tohi krõpsu süüa, ma olen paha siis, kui ma söön. Mida rohkem sa ennast tambid niimoodi, seda rohkem sa lõpuks tahad ja siis sa sööd 60 pakki seda leisi ja endale sisse ära 2 nädala või 2 kuu pärast näiteks. Ja siis teed nii-öelda justkui nagu ikkagi sööd rohkem sisse, kui siis, kui sa oleks mõõdukalt natukene kogu aega endale peale andnud. Nii et siin on ka see on ka elustiili mentorduse nagu üks põhiteema, et normaliseerida seda, et meil on toidutungid, normaliseerida seda, et me võime kõike süüa, aga lihtsalt küsimus on see, et kui palju, kui tihti me sööme, on ja see on ka PS, et inimesed ütlevad, et nagu kui sa pead vähem sööma ja rohkem liikuma, aga väga paljud ütleme siis liiguvad niigi palju. Aga nad võiksid vähem liikuda, nutikamalt liikuda, sama tulemus oleks. Ja teistpidi siis see, et pead vähem sööma, koguseliselt saab jõhkralt süüa, kui planeerida. Nagu volüüm on päris korralik, mida sa saad süüa. Lihtsalt, kui sa sööd kommi, siis seal on väikses mahus palju energiat nagu küttepellet. Et seal polegi midagi teha. Work smart, not hard. Nojah. Okei. Kuule, aga Talis tänksed saatest olid taas kord. Rääkisi meetri täis. Jah, kogu internet on nüüd digiprügi täis. No kuulake ära, kustutage ära. Aga inimesed, kes tahavad sind leida, kus nad sind leiavad või mahub sulle üldse kliente veel juurde või autosse nagu ei oleks kindlalt rohkem kedagi mahtunud, aga... Kusjuures ühe väikse mingisuguse tailanna oleks pannud sinna keskele nagu. Või jah. Leiab Facebookist ja Instagramist, et ma Instagram ei ole, ma arvan, mingi 3 aastat midagi üles laadinud, aga DM-idele ma vastan. Okei. Pull. Aitäh, et tulid. Aitäh, et kutsusite. Thanks, autoga sõita lasid. No problem. Mulle vahetan püksid ära nüüd. Tunda on juba, jah? Jah. Davai. Tšau. Thanks. Ja täga. Ja täga.